Update! Ei, mida pekki on pole alustanud vlogi? Hommik täna 11. juuli, kell on 14.25 ja me oleme hetkel privaatrestoranis Köök! Sellepärast, et me hakkame siin Maria koos, ehk siis YouChicid hakkavad kokkama ja see on reaalselt üks mu unistus saab teoks, kui ma olen alati tahtnud, et mul oleks nagu mingi kokasaade või nii, me oleme päris restorani köögis ja meil on kõik asjad pandud erinevasse kaussi. Kodus ma kunagi ei viitsi nii fancy't teha, aga siin on nagu kõik asjad olemas, nii palju ruumi, sellised suured lõikelauad, noad, värgid, särgid, see näeb ülituus välja, ma olen nii elevil. Aga ma ütlen teile ainult seda, et me teeme ühes videos teeme soolist asju ja teises teeme magusaid asju, aga ma ei ütle teile veel, mida me täpselt teeme. Selleks te peate neid videoid vaatama. Ning pärast seda me siis läheme stuudiosse ja siis hakkame valmistuma homseks Nixi ürituseks, kuna meil on päris palju vaja neid flyereid autogrammistada. Aga hetkel me ootame Martit. Autogrammistada. Ja ma tean, ma tegin ise selle sõna, see on kõige lihtsam. Ootame Martit, kes meile valgustit tooks, kuna siin on veits pime ja sellepärast me ei saa veel filmi hakata, aga lihtsalt see näeb nii tuus välja. Ma olen nii läbil. Küsimus, kas me mütsid ka vähe paneme? Jaa, kus nad on? Ma ei tea. Aga ma ei tea, kuidas see mu soenguga välja näeb. Ma pean proovima. Siis teha lihtsalt võib-olla mingi šotik korra. Jaa, alguse jaoks vähemalt, intro jaoks. Lõpetasime nüüd teise videoga, mul on teine outfit, et tunduks nagu oleks järgmine mingi nädal või midagi sellist. Ma ei taha veel näidata, mida me tegime, aga nüüd meil on, oi issand, miks siit nii märg on? Nüüd meil on, jää on sulanud issand, nüüd meil on vaja täiega siin koristada. See prügikast on vahepeal täitsa täis saanud ning meil on mega kiiresti, et tegelikult me peaks praegu juba stuudios olema, kuna sinna tuli homse Nixi üritusega seoses meie õhtujuht, kes räägib meile kava, mis seal toimub ja me peaks seda kuulma, aga me just lõpetasime, nüüd me peame jooksma, koristama kõike, et sinna jõuda. Nende postrite allkirjastamise. See on ülitüütus, võttis mu täiesti läbi. Ma arvan, see on kõige väsitavam postrite allkirjastamine või autogrammistamine, mis on üldse kunagi olnud. Ma lihtsalt vajusin iga sellega aina vähem ära. Ma täiega kuni peal, ma olen nii väsinud. Ma vist lähen lihtsalt koju magama nüüd. Ja Maria läks just üles vlogima ning praegu vist ei toimu midagi täna, ma olen nii vähe vloginud, ma tean, aga meil on lihtsalt nii kiire, et mul ei ole väga palju aega olnud ja ma ei taha kõiki asju ära ka näidata, mis YouChicide kanali videos tuleb, sest muidu teil pole üldse huvitav vaadata. Aga meil lihtsalt käivad täiega ettevalmistused homseks Nixi ürituseks ja lihtsalt ülipalju on tegemist. Hommik täna 12. juuli, kell on 11.45 ja me jõudsime Mariaga backstage'is ja Viru keskusesse ja ta teeb mulle valgust, sest et täna ongi see suur Nixi üritus, me oleme siin nagu lava taga, meil väikene ruum, kus me saame oma asju hoida ja nagu teiste inimeste silmade alt ära olla ja nüüd me ootame, et meile hakatakse meiki tegema. Ma kodus pidin oma põhja ära tegema, kulmud ära tegema ja nüüd meile tehakse siis kohe silmad ja siis pärast me vist teeme kontuuri ja üle. Ma veits tegin kodus, aga siis mul oli vaja nagu põhjale, mul oli vaja, et oleks olemas, aga ma võtsin kaasa, et ma pärast fiksin enne show'd. Ja ma võtsin ka endale mingid meigi asjad kaasa ja ma ei jõudnud kodus hommikust süüa. Tegelikult mul oli aeg kaasa teha, aga siis ma sain aru, et mul on pooled asjad otsas, siis ma olin nagu, et pole, ma ostan Virust lihtsalt. Ma käisin ka all juba, ma ostsin mingi arbuusi ja viinamarra mingi sükest asja, nii et kus tahad, sa võid praegu ära käia ja pärast poole väga ei jõua enam. Aga Aivi ütles mulle just, et ma pean pärast tegema. Siis võid pärast nagu, pärast meiki ostan süüa, eks ju? See ei võta nagu kaua aega see ostmine, ma arvan. Et siis ma saan kontoris süüa. Praegu ära. Okei. Liinal käib praegu soundcheck ja me lähme vaatame, sest Maria pole veel lava näinud, ma näitan teile, see näeb mega aega välja. Nagu. Oota, Maria, tule vaata seda ekraani ka, nagu vaata, kui tuus see on. Oh my god. Siis seal on see riil, vaata, mis jookseb kogu aeg. So much lit. Hommikusöögiks ostsin tuunikala, võileiva, arbuusi ja siis pärast, kui meil meik ära tehtud on, siis ma lähen võtan endale kohvi, sest see jahtub muidu ära. Arvan, ma lähen vist kohveini. Nüüd me tulime siia, meile tehakse need silmameigid, kuna teistel inimestel on ka võimalik saada meie kindlat lukki ja siis mulle tehakse minu nii-öelda see tumedate toonidega, siis Marial tehakse siuke nude look ja ma üritan samal ajal oma võileiva süüa, sest ütles, kui ma silmi kinni hoian, siis ma saan. Võileib kukkus maha! Aga ma maksin selle eest.
praegust kohe siin tüdrukud teevad meiki, minul on ainuke üksainus töö neil toita siin. Täpselt siit läbi niimoodi, näed? Ütle ka, kui sa tuled. Ütle. Ma ei näe ju. Ütle. Chickide snap on sisse logitud siia. Jaa, okei. Ei nagu, sa võid tee nagu mingi siuke video pärast poolest. Yes, kus ma käin ja... Ahah, nii. Oled silmad lahti? Nii, ma tulen nüüd. Väga hea. Järgmine aps tuli. Ma silmad kinni praegu. Update, me oleme siia kontorisse tulnud ning me saime just kokku 2 finalistiga, Sini ja Anitaga, kuna me tahtsime nendega päriselus kokku saada, rääkida, vaadata, et nagu kuidas me nagu klapime ja et millised nad siis päriselus on ning nad läksid just ära sinna tagasi ja me peame ka varsti hakkama liikuma, sest kell hakkab juba 1:03 saama. Ma söön siin veel oma arbuusi ja rahustame närvist, et vaikselt hakkab närv tulema. Ma arvan, kõige hullem on lava peal, siis nagu vaata käsi hakkab värisema, sa ma ei teadnud, mida rääkida. Aga näita mu meiki ka, ma ei ole seda vist näidanud. Mulle täiega meeldib see, sest et see toob hullult mu selle silmavärvi esile. Siin on natuke vari, tuleme õues on päike. Ma näitab siit sisse, näed. Valgus! Näe. Vaadake mu nagu silmameiki, see on hästi tugev selleks, et see lava peal paremini näha oleks ja kui me pilte teeme. Aga see toob täiega mu silmavärvi esile, mulle hullult meeldib see. Maria, tule näita enda oma ka. Maria enne just ütles, et me oleme nagu see Niki and Gabi, vaata, et mul on nagu see Niki vibe, see soojad toonid ja külmad tumedamad ja siis tal on see... Külmad tumedamad soojad toonid. Cool and warm tones! Cool and warm ongi ju külmad. Tal on siuke soe toon ja siuke tugev ja ma olen siuke... Rose gold nagu ja... Mul on erinevad värvilised juuksed ka ja siis sul on nagu need pikad minust käib, on täiega nii. Ja me peame nüüd varsti hakkama minema, seega pakime oma asjad, kodinad kokku ja let's go. Me oleme siia lava taha jõudnud ja meil on väike kaos, sest et poisse on liiga palju, kuna kohe jõuab Raunaga ainult 2 on vaja ja siin on mingi meigi asjad toodud, siin on jube palju mingit kotte värke. Siin on suhteliselt kitsas, jube palju asju. Mu pea hakkas olutama juba. Närvis. Ja see on üli raske siit ainult ühte välja valida. Aga selleks, et kui me kulutame välja selle lõpliku YouChiki, siis on tegelikult kõigepealt ka need emotsioonid. Mul on nagu sellel hetkel mul praegu on üldse vahe, et kas saab Anita või mina. Lihtsalt see päev on kuidagi nii hämbastav olnud ja ma pole üldse nagu harjunud sellisega ja see on nii midagi teistsugust, kui ma üldse varem olnud olen seega nagu kordagi. Teeme taas kord trummipõrinad. Järgmiseks YouChikiks valisime Mariaga. Nad mõlemad. Meet and greet sai just läbi, et see läks üli hästi, inimesel oli nii palju ja nüüd on toit siia toodud, ma saaks sööma hakata, sest mu kõht on nii tühi ja siin on kõik kastid ja asju, mis toodi. Wow. Update, me oleme tagasi kontorisse jõudnud, me olime kõik üliväsinud, magasime siin põrandal, aga ma ei ole vlogis öelnud, et nemad on siis uued YouChikid, me valisime mõlemad ja me hakkame koos videoid tegema, me oleme täiega elevil, aga natuke väsinud praegu ja Maria ja Sydney lähevad koos Pärnusse ja järgmine nädal me vist pidime kõik kokku saama. Ma ei tea. See ei ole kindel, aga igatahes videod on tulemas, me oleme kõik ülielevil. Kell saab 6:30 ma olen tagasi siia lava taha jõudnud, sellepärast et siin on terve see kastitäis, mis on minule kingitud asjad ja ma tahan selle koju viia ja mu ema on linnas, ta on tegelikult siin samas kaubamajas, käib poodides ringi ja nüüd ma ootangi, kuni ta lõpeb shoppamise ja siis me saame autoga nüüd koju viia, sest et üksi ma küll ei jaksa ja senikaua ma siis monteerin siin ja ootan teda, sest et kuskil mujal mul pole hängida, pingi taga on ebamugav, sest kael läheb valusaks, siin on nagu siuke mõnus laud ja nii, sellepärast ma chillin nüüd siin üksi.
täna 15. juuli, laupäev ning kell on 12:30 ja ma just panin endale asjad siin valmis, ma saaks hakata monteerima videot, aga mul tuli meelde, et ma pole seda vlogi lõpetanud. Aga siis ma sain aru, et ma ei saa seda veel lõpetada, sest et mul on veel mingid asju, mida ma tahan teile näidata. Seega hakkab pihta. Eile ma käisin Ülemistes. Ma läksin tegelikult oma sõbrannale sünnipäevakinki otsima, aga ma ei leidnud mitte midagi. Ja siis ma ostsin hoopis neid asju, mida mul vaja oli. Mul oli vaja osade asjade organiseerimiseks, kuna mul on siin mingid suvalised kirjad ja seal on ka mingi kaos seal ääre peal, siis mul oli vaja mingeid karpe. Ja siis ma leidsin mul on see, et ma olen liiga palju seda Spiderpodi nagu niisama siin liigutanud, see tegelikult peaks selle nagu lahti keerama ja siis liigutama, aga nüüd see on nagu lõdvaks läinud ja see ei püsi enam siin, siis ta lihtsalt kogu aeg kukub siit niimoodi, nagu läheb viltu, see ei ole enam stabiilne. Ma vist pean uue ostma, ma ei tea, igatahes. Mõtlesin, et ma teen teile hästi mini hooli, sest ma käisin nagu reaalselt ainult 2 poes ostnud. Aga jah. Ma alustan siis nendest home decor asjadest. Ma ostsin endale 2 sellist puidust karpi. Siin ühel pool on nagu see tekst, et local and fresh the green market, kus sa saaks panna võimalik nagu mingid juurikaid, aga ma mõtlesin, et ma panen teise poole, et selle teksti jätan nagu seina poole, et oleks lihtsalt valge, kuna siis see sobib paremini. Ja siia saab erinevaid asju panna. Ma ostsin neid 2 tükki. Oi, siin on isegi mingi muu peale kirjutada local bakery. Seega ma mõtlen, et kui ma kunagi... need on veits erinevad isegi nagu tšekiga seda disaini. Üli cool. Et kui ma kolin kunagi oma mingi koju, siis ma saan neid köögis kasutada, aga hetkel need on lihtsalt organiseerimiseks. Siis ma võtsin siukse kuldse taldriku. Ja siis sai mälu täis. Ma tegin nüüd natuke tühjaks, tõmbasin videod arvutisse ja ma jätkan. Ma vist näitasin teile viimase asjana seda kuldset alust, mis ma ostsin selleks, et ehted ja sellised sõrmused ja kõrvarõngad ja mingid väiksem pudipadi siia peale panna. Ma varsti panen need asjad õigetesse kohtadesse ka ja siis te näete, et kuidas need mu taas välja näevad. Ja siis veel home decori poole pealt ma ostsin sama stiilis, ainult et suurema karbi. Siin on siis kirjutatud The Local Bakery ning viimase asjana ma leidsin endale selle nii-öelda nagu riiete harja või et millega sa saad need väikesed karvakesed riietelt ära tõmmata, mis sinna külge jäävad ja see oli nii ilus beebiroosa värviga ja siin on siis see ananasside muster. Seega ma mõtlesin, et läheb minu koduga kokku. Aga muidugi ma leidsin H&M-ist ka riideid, siis peas, et see on see pood, et kui ma sinna sisse lähen, siis ma alati tulen millegiga välja. Ma lihtsalt iga kord leian sealt midagi, see nõudne. See oli suur allahindlus ja siis ma leidsin sellise valge ülipehme dressika, kuhu on kirjutatud Friday, Saturday, Sunday, repeat. Sellepärast, et see oli 15 €, siis ma mõtlesin, et kui valge peale midagi läheb, sest valge läheb tavaliselt kergesti mustaks, et siis mul ei ole sellest nii kahju. Ja see valge läheb kõigega kokku ja siis mul on nagu selline viisakam dressikas ka, et kui ma kuhugi välja lähen või nii, sest et mitmed dressikad on nagu ainult kodu jaoks, sest need on nii nagu vanad või kuidagi. Siis ma ostsin sellised lühikesed püksid, sellepärast, et kui me lähme augustis Portugali sõbrannadega, siis august on kõige kuumem kuu Portugalis, seal on nagu mingi 40 kraadi, siis ma tahtsin mingeid mõnusast, see tundub selline puuvillane materjal, mis jääks higistama ja mis oleksid nagu sellised lendlevad, et õhk käib läbi, kuna teksa lühikesed püksid on nii ümber ja siis kui see higistad, see on jube vastik, seega ma tahtsin selliseid mõnusast materjalist ning samamoodi, kui need on nii neutraalse tooniga, siis need lähevad nagu kõige kokku ja need olid ülimugavad ja alla hinnatud ka, need olid 10 €. Siis ma leidsin sellised üliilusad nagu tumepunane selline kirsitooni püksid, mis on suhteliselt viisakad, täis pikad ja siis ääres on selline nagu läikiv materjal, selline triip ja siis ma just avastasin, et need käivad siit otsast lahti ka, mis on üli cool. Ja need on rohkem sellised fancy, ma mõtlesin, kui tahan teatrisse minna või kuhugi, sest et ma pigem eelistan ikkagist püksekandeid, kui talvel on mingi külm või jahe. Nendega saab isegi koolis võib-olla kui mingi aktus või nii, et need on suhteliselt viisakad ja ma kujutasin neid kontsadega ette. Ja siis ma võtsin siia juurde ühe bluusi ka igaks juhuks, kui ükski muu asi ei sobi. Selline sametine top.
sinine ja see minu arvates suhteliselt viisakas ja ma proovisin nende pükstega, sobis ülihästi, eriti mu praeguste roosade juustega läks see sinine ka mega hästi. Seega need on kõik, mis ma ostsin, ma ei tea, ma võin igaks juhuks hinnad ka öelda. Need püksid olid minu arust ka allahinnatud, need olid 20 ja siis see top oli, see ei olnud allahinnatud, see oli 13. Seega see on kõik, mis ma vajalist leidsin ja siis viimane pood, kus ma käisin, oli Parfois, sellepärast et ma läksin Ülemistesse, kuna mul oli 2 kotti vaja, ma tahtsin ühte sellist väiksemat käekotti musta ja siis suuremat kas pruuni või mingit siukest beebiroosat neutraalset tooni ja ma leidsin sellise pruuni ja ma täiega armastan seda. Selline näeb see siis eest välja, siin oli kaasas selline väike nagu sallike või riide ese ka, mida saab ümber siduda ja nii see näeb minu arvates üli fancy välja. Ma arvatavasti kogu aeg seda ei kanna, sest see ei lähe kõigi mu riietega kokku, aga see on üliarmas aksessuaar minu arvates ja mulle täiega meeldib see kuju, see on nii mugav, mulle hullult meeldivad need sangad, et väga mõnus on seda niimoodi käes kanda, aga samas siin on see pikk nii-öelda nagu üleõlapael ka, mis on väga mugav ja see on täpselt õige suurusega, see ei ole liiga kohvakas, see ei ole liiga väike, siin on nagu eest käib niimoodi lahti, teisel pool on täpselt sama ja siis on keskel selline suur tasku, siia saab panna mingi jalanõud, raamatu, veepudeli, siis ma arvan, et mu arvuti võib-olla isegi mahuks siia, kui väga vaja on, et see on väga mõnusa suurusega, ilus, kompaktne, näeb ülikena välja, see oli 40 €, minu arvates ülihea hind, sest et ükskord ma ostsin nagu aksessuaari, sest mingi poole väiksema kotti, mis oli mingi 70-80 €, see kulus nii ruttu läbi, aga minu arvates see tundub päris kvaliteetne. Mul on ülirahul selle ostuga ja jube elevil, et seda kanda. Ja siis Nixi üritusel ma sain selle YouTube'ide koti ka, mida said kõik, kes olid kandideerinud ja videot saatnud, seega nüüd me matchime selle bluusi osas, mis on üliarmas, siin on see YouTube'ide logo ees ja see on üli cute, ma kindlasti hakkan seda kandma. Ja siis ma sain, ma võtsin endale kontorist rohkem kleepse kaasa, sest mul ei ühtegi, ma tahan endale arvuti peale panna. Nii, ja siis ma olen ülielevil veel ühe ostu pärast, sest et ma ostsin oma esimese mikrofoni. See nii, selline. Ma ostsin selle Rode Videomic Pro, sellepärast et mul on Canoni kaamera ja Canonil on üks halvim helitehnika ja siis ma vaatasin täiega palju review'sid, mida inimesed on rääkinud, siis nad ütlesidki põhimõtteliselt, et ainuke võimalus on osta see Pro, sest et ükski teine lihtsalt ei aita, et see heli ei jää ikka piisavalt hea. Seega ma läksin all out ja ostsin selle kõige uuema versiooniga, see peaks olema see Rycot ja siin on kirjas ka. See on see kõige viimane versioon ja ma olen ülielevil, et seda testida ja proovida. Sest et praegu see kunstiline video, mis ma teen, mul on seal vaja peale rääkida, siis ma proovin sellega salvestada. Ning kas mul on veel midagi update ida? Nüüd ma vist hakkangi monteerima, ma olen kõik asjad siia valmis, panen endale toonud klaviatuuri, hiir on kuskil siin olemas. Ja ma hoian alati arvutit sellise kasti peal selleks, et ma saaksin istuda sirge seljaga ja vaadata nagu silmade kõrgusele, et mu kael ei läheks valuseks, kui ma kogu aeg madalal alla vaatan, vaid sellepärast see ongi siin kõrgel, nii on kõige mugavam töötada. Seega ma olen väga annoyed. Ehk siis ma isegi ei oska öelda eesti keeles, ma olen lihtsalt väga vihane oma arvuti peale. Sellepärast, et ma üritasin monteerida, aga see täiega jamab, nagu ma üritan, mul on üks klipp, mida ma olen mingi mitu päeva monteerinud ja ma ei saa seda klippi tehtud, see on ülikeeruline klipp, mida monteerida. Ja mu arvuti nagu mingid asjad ei tööta ja siis ma ei tea, mis viga on ja nüüd ma proovisin teha nagu seda update'i, kuna mul oli mingi viimane versioon uuendamata ja nüüd ma mõtlesin, et äkki see aitab. Aga see võtab nii kaua aega ja nagu mul ei ole samal ajal midagi teha, ma lihtsalt vaatan mingit sarja või videod ja mul on siuke tunne, et ma ei tee mitte midagi oma päevaga, ma lihtsalt raiskan nagu suveaega ja ma tunnen ennast nii halvalt sellest, aga ma ei saa midagi teha, sest see arvuti ei tööta ja nüüd siis ma üritan endale mingit tegevust leida, kuna ma mõtlesin korra linna minest, mul on endiselt vaja sünnipäeva kink leida sõbrannale ja siis ma mõtlesin, et ma lähen kinno, aga kinos ei tule midagi head ja siis ma mõtlesin, et ma teen kodus filmi õhtuga. Ma ei tea.
mul on vaja tegelikult monteerida, sest ma vaatasin just enda ajagraafikut ja mul tuleb järgmine nädal mega kiire, mul arvatavasti ei ole aega seda monteerida, siis ma pärast seda lähen veel Tartusse nädalaks. Seega mul ei jää aega seda videot monteerida, mul oleks vaja täna-homme nagu nii kogu materjal ära monteerida, mis mul hetkel on, kõik klipid, aga nagu ma ei saa, sest see lihtsalt ei tööd, ma ei saa sellest ühest kohast edasi, ma ei saa keskenduda, kui ma ei saa seda algust tehtud. Ja update selle mikrofoni osas, tuli välja, et siin sees ei, kus see lahti käis siin, et siin sees ei ole seda akut, mida ma pean ostma minema, sellepärast ma mõtlesin ka linna minna, et ostaks endale selle aku, aga ma praegu ei viitsinud ainult sellepärast minna, ma ei saa sellega nüüd salvestada ka. Ma lõin endale praegu vastu peadega. Täna ei ole hea päev lihtsalt. Ma pidin teile näitama, kuidas need asjad välja näevad. Ma panin siia siis selle ühe karbikese, organiseerisin siit kõik ära ja mulle täiega meeldib. Ja siis teise karbid panin siia ja minu arvates näeb üli armas välja. Mul on paari korvi veel vaja, ma vastasin ja siis siit näeb see nii-öelda esik välja või nii. Mulle hullult meeldib see, ma organiseerisin, et siin on kõik kõrvarõnga tagused ja siis siin on kõik väikesed mu nagu go-to kõrvarõngad, mida ma igapäevaselt kannan ja siis siin sees on veel teised, mis ei ole nagu igapäevased, vaid lihtsalt ülejäänud. Andke mulle teada, kus teie oma väikseid kõrvarõngaid hoiate, sest ma olen lihtsalt teinud karbi sisse augud ja siia nagu pand organiseerimiseks, aga nagu kus te hoiate nagu reaalselt, ma pole kunagi tähele pannud, kus inimesed hoiavad oma väikseid kõrvarõngaid. Siin on juba mugav võtsmeid hoida ja siis siia ma panin kõik mingi kreemi, lõhnalid, deodorandid, asjad ja siin on mu see sõrmuste käsi. Seega minu arvates see näeb üli lahe välja, mulle väga meeldib. Ma olen juba ära huolama astudega, aga ma ei tea, ma ei usu, et täna midagi kergesti toimub, seega ma jätan teiega hüvasti, ma arvan, see vlog on juba suht pikaks ka läinud, seega visake pöidlad püsti, kui teile see meeldis, subscribe'ige, et tulevasi vloge näha. Ma arvatavasti järgmine tuleb see pakkide avamine ja siis pärast seda ma mõtlen teha või jagada teiega ühte limonaadi retsepti, mida ma suht ammu juba küsisin, kui paljud huvitatud on ja väga paljud tahtsid seda. Seega ma mõtlesin selle teha ja siis varsti peaks tulema ka mu meigirutiin, seega stay tuned ja näeme varsti. Tšuki!